Maailmas enim levinud suguhaigus on HPV. Ligi 80% meist on elu jooksul saanud HPV nakkuse, mis reeglina ei anna endast kuidagi märku, kuid võib halvimal juhul põhjustada emakakaela, tuppe, peenise, päraku või suuneeluvähki. Arstid soovitavad HPV vastu end vaktsineerida nii naistel kui meestel, sest tegemist on ainsa vaktsiiniga maailmas, mis päästab meid vähi eest. Samas on selle vaktsiiniga seotud ka palju hirme ja eelarvamusi. Tere! Kas sina, Veetlev Neiu, oled juhuslikult olnud vahekorras minu Daniel Weinbergsiga? Sellisel juhul sooviksin sinule öelda, et sul tõenäoliselt on HPV, aga ära karda, käi testimas. Daniel Weinbergs on püstialakoomik ja populaarse Eesti podcasti Päikesejänku 1 saatejuhtidest. Ta palub end nimetada HPV maaletoojaks ja on otsustanud rääkida oma kogemusest ilma igasuguse korrektsuse filtrita, et inimestele jõuaks kohale HPV viirusega kaasnevad riskid. Tuleb singel, mille nimi on HPV. Mis see on? See on üks suguhaigus. Super. Tän üritab seda populariseerida. Tegelikult HPV juba on üsna populaarne. 80% inimestest on see. HPV on ülinakkav suguhaigus, millel on erinevaid tüvesid üle 200, kuid vaid osad neist on kõrgema vähiriskiga. Mul on üks siis tavaline lebotüvi ja teine on siis, ma ei tea, kas ohtlik on see õigem termin, kõrgema riski tüvi. Mul on 2 tükki, nagu mingid, kogun neid nagu mingid Pokemone, vaata. HPV testi ajandas Danielit tegema ühelt naispartnerilt saadud kõne, kes tunnistas, et kannab ohtliku tüvega HPV-d. Võib-olla umbes aasta tagasi saingi, kui läksin naisest lahku ja proovisin siis oma muresid leevendada, vaata, siis võib-olla juhtuski see Telliskivis meie podcasti stuudio diivanil, äkki see kanduski üle, vaata. Et jah, ma olen paha olnud ja ma käin tegemas neid suguhaigusteste iga poole aasta tagant või kui on vajadus, aga mehena selle HPV testi tegemine osutus oodatust palju keerulisemaks, et HPV testi jaoks on vaja ikka, et keegi läheks selle pika kaapega või tampooniga on ju sulle kusitisse sisse, teeb sulle seda korstnapühkjat ja väga ebameeldiv, aga vajalik protseduur. Saanud kätte positiivse testi tulemuse, tekkis viimasel aastal vallalise elu nautinud Weinbergsil oma meesarstile palju küsimusi. Ma küsisin, et kas ma pean kõigile siis ütlema, et kellega ma olen olnud. Ma ei tea täpselt ju, millal ma selle sain ja see viimane aasta on olnud selline nagu virvarr, vaata, et ma kellele ma helistan, ma ei mäleta nii hästi, vaata. Tartu Ülikooli meestekliiniku juhataja, meestearst Dr. Kristjan Pomm soovitas Danielil elada mõni aeg kaitstud suguelu, kuid hoiatas, et seegi ei anna HPV vastu 100% kaitset. Samuti huvitas Danielit, kas tal on nüüd oht vähki jääda. Jah, see on hea küsimus, millele päris sellist ühest vastust ei ole. Üks vastus on, mis on selge, on see, et vaata, et 90% juhtudel see viiruse kandlus tegelikult ei põhjust ühtegi haigust, et inimesed tugeva immuunsüsteemi puhul kaob see viirus ise organismist ära ilma ühtegi haigust tekitamata. Enamasti kaob viirus inimese kehast paari aastaga, aga kahjuks mitte kõigil. On inimesi, kelle immuunsus ei saa viirusega hakkama ja ajapikku võib HPV-st välja areneda vähkkasvaja. Kõige sagedasem tõesti emakakaelavähk, mis puudutab ainult naisi, aga kui me vaatame suu, õõne, neelukasvajaid, siis seal tegelikult meestel on rohkem seda tüüpi kasvajaid. Rauno Last sai 5 aastat tagasi HPV viiruse tõttu suuneeluvähi ja käib nüüd peale ravi iga aasta kontrollis. Tule istus ja tuttava tooli peale. Et vaatame siis jälle üle selle piirkonna, kus see kasvaja oli.
nii, proovi siis hingatale läbi nina, vaatame kumb pool. Siit on. Pisikese kaameraga sisenetakse nina kaudu patsiendi suu-neelukanalitesse. Hästi. Nüüd lükka keel hästi pikalt suust välja. Nii, hästi. Nüüd pane tagasi. Nüüd hinga hästi rahulikult. Nii, ja see ongi selline 1-minutine uuring sisuliselt, on ju. Praegust on kõik hästi. Enne haigestumist oli Rauno olnud terve nagu purikas. Harrastas talisuplust ja arsti külastas vaid viimases hädas. Ja mingi hetk hakkas kõrv kergelt valutama. Aga pidevalt lööb külm vesi, laine üle pea. Mõtlesin sellest, kergelt neelata oli valus, aga ei midagi hullu. Ja edasi siis mingid mõned kuud hiljem hakkas ja kaela peale väike paistetus tekkima. Aga see ka haiget ei teinud, võib-olla lümfid küll läheb üle, on ju. Siis see järjest paisus ja siis maikuus läksin perearsti juurde, näitasin kaela, ütles tegi vereproovid, vaatas, et kõik nagu just kui hästi, aga kael on paistes, siis saadeti ultrahelisse, on ju. Ja seal juba ultraheli arst nagu andis põhimõtteliselt sama diagnoosi, mis ma siit majast sain siis 1,5 kuud hiljem. Ja see oli? On keelepära pahaloomuline kasvaja 3. staadium. See info vist võttis küll jalad alt. See võttis ikkagi korraks jalad täitsa alt ära. Ja mis nad siis ütlesid, et miks see vähk teile tuli? Ega otsest vastust ei olnud, et lihtsalt mõnel inimesel läheb see vähiks üle HPV siis ja mõnel mitte, eks. Kandjad on ju väga paljud, aga lihtsalt minul läks. Rauno Lasna ravinud doktor Volmer ütleb, et Eestis diagnoositakse igal aastal üle 200 HPV-st tingitud vähijuhtumi. Ning kui naised haigestuvad enim emakakaelavähki, siis ligi 80% HPV-st tingitud suuneeluvähki haigestunutest on mehed. Et papilloomiviirusega on seotud suuneeluvähk, rahvakeelis on siis kurgumandlid, on ju siis keele kõige tagumine osa, siis keelepära, kurgunibu. Neid haigeid on 60-70 aastas, kes saavad siis suuneeluvähi diagnoosi. Nii et see on kasvanud trend kogu maailmas ja ega siis meie selles valguses maha ei jää. Raunole määrati kiiritus- ja keemiaravi. 17. august 5 aastat tagasi hakkas kiiritusravi pihta, mis toimus kuni oktoobri lõpuni kõigil tööpäevadel. Selleks tehakse selline mask sulle, mis hoiab siis näo paigal, et see kiiritus millimeetri täpsusega õigesse kohta läheks. Kuhu siis suunati suhu või? Ei, ta oli, minul oli siin see kasvaja. HPV on ülinakkav suguhaigus, millega on kokku puutunud üle 80% kõigist täiskasvanutest. Tegemist ei ole ohutu haigusega, kuna võib halvimal juhul tekitada emakakaela, tupe, suuneelu, peenise ja pärakuvähki. Suuneeluvähki haigestunud Rauno Lasna raviprotsess osutus tõeliseks katsumuseks. Ilmselt vähipoisile ei meeldinud see ravi ja siis ta hakkas seal kurjaks saama. Ravi käigus ta läks järjest suuremaks, kuna ta ükskord mingi hetk täiesti ära kadus. Kaotasin 30 kilo kaalus, kiiritusraviga kõrvetati see limaskesk ära, et sa lihtsalt ei suuda süüa, sa ei taha süüa, see on kõige viimane asi, et põhimõtteliselt toitusid ka ainult gaasivabast värskast ja valuvaigistitest. Doktor Volmer tunnistab, et kuna lõigata suuneelu piirkonda on ülikeeruline, siis tulebki hakkama saada keemia- ja kiiritusraviga. Kõikidel haigetel mingisugused kõrvaltoimed on, et limaskeste kõrvaltoimed, osadel on väga-väga valus süüa ja on meil haigeid, kellel on keelepäravähk, näiteks on mahuliselt lihtsalt nii suur, et ta ei saa ei süüa ega ka hingata. Ennem näiteks ravida vajab gastrostoomi ehk maku toru rajamist, selleks, et ta süüa saaks ravi ajal. Mulliga vett ei olnud võimalik juua, maitsed kadusid ära. Tallinna kraanivesi oli vahepeal rukkileiva maitsega ja peale 3. keemia seanssi, kui mul 2 päeva hiljem oli nii, et ma 12 tundi järjest öökisin kontrollimatult. Doktor Volmeri sõnul on HPV-st tingitud suuneeluvähk salakaval, kuna ei anna endast väga kaua aega mingit märku ning kaitstud pole ka nooremad inimesed. Aga see nakatumine toimub siis ütleme siin selles neelupiirkonnas ja suupiirkonnas siis suuseksi kaudu või? No see on ka loomulikult.
et kindlasti see ütleme niisuguse süütu põsemusi või sellisega ta ei nakata, on ju, et ta on ikkagi sugulisel teel leviv haigus. Rauno suudeti täielikult terveks ravida, kuid ta peab igal aastal käima kontrollis. Ta teadis enne haigestumist HPV-st ülivähe ja arvas, et see haigus on ohtlik ainult naistele. Sama tunnistab ka Daniel Weinbergs. Ehk siis naised on ainsad, kes teavad sellest, sest neile tehakse, neid sõel testitakse. Aga mehed saavad olla lihtsalt ignorantselt õndsad edasi, teadmata, et nad tegelikult levitavad seda. Ja tahaks ka olla selles õndsuses. Õnneks inimeste teadlikkus kasvab ja sellele aitavad kaasa kuulsused, kes on rääkinud oma HPV-st põhjustatud vähkidest. Tuntuimad neist on kindlasti Michael Douglas ja Stanley Tucci. Aga ka Briti tõsielustaar Jade Goody, kelle viis emakakaelavähk hauda kõigest 27-aastasena. Ka Eestis võtab HPV enim inimelusid just emakakaelavähki haigestunud naiste näol. Kui avastame vähki esimeses staadiumis või vähieelses vormis, siis ma kohtun kõikide minu patsientidega järgmisel aastal. Kui me avastame 3., 4. staadiumis juba kaugele arenenud vähi vormis, siis ma ei kohtu iga teisega enam. Et suuremas on 50%. Kui palju te näete siin selliseid patsiente, kes on sellises seisus? Kahjuks palju. Ütleme, kui 120 umbes on meil keskmiselt iga aasta uut esmasjuhtu, siis kaugele arenenud vormis on kuskil 60. Pooled, jah. Aga tegelikult me teame, et emakakaelavähk on ennetav vähk. Me tegelikult ei peaks üldse neid nägema, neid kaugele arenenud vormi. Arstid on ühte meelt, et vähemalt kõik noored, kes pole veel suguelu alustanud, peaksid end kindlasti HPV vastu ära vaktsineerima. See tagab 90%-lise eluaegse kaitse. Alates 2024. aastast võimaldatakse vaktsiini tasuta kõigile 12–18-aastastele noortele. Praeguseks on HPV vastu vaktsineeritud kõigist 14-aastastest 53% ehk pooled. Vaktsineerimine toimub koolides ja nõusoleku annavad vanemad. Kui on tänapäeval siis üks süst, mida tehakse, on ju, millega on võimalik ära hoida potentsiaalselt surmaga lõppevat haigust, siis minu kui ka lapsevanema jaoks tundub ja arsti jaoks, kes igapäevaselt näeb neid haigeid ja ka haigeid, kes surevad sellesse haigusesse, tundub nagu uskumatult rumal mitte seda võimalust kasutada, kui see täna on meie enda laste puhul olemas. HPV vaktsiiniga on inimeste seas levinud mitmeid hirme. Ringlevad jutud sellest, kuidas vaktsineerimine võib tappa, halvata või muuta noored viljatuks. HPV vaktsiini suhtes on ülikriitiline olnud ka näiteks tänane USA tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ametit juhtiv Robert F. Kennedy Jr. Mida arvavad sellest Eesti arstid? See, et HPV viirusvastane vaktsiin kuidagi viljatuks teeks naisi või mehi, ei vasta tõele. Et tõesti, ta on äärmiselt ohutu vaktsiin väga minimaalsete kõrvaltoimetega ja tõesti piisab ainult ühest süstist, mis tänase teadmise järgi annab suure tõenäosusega eluaegse kaitse. Ütleme, kui ma näen seda, kui tegelikult on vanemad nagu on keeldunud, siis ma mõtlen, et mis emotsioon neil siis sellel hetkel tekib. Et kui nende 35-aastane äsja näiteks emaks saanud tütar haigestub suuneeluvähki või emakakaelavähki, mis oleks olnud ennetatav ja küsib siis oma ema käest, et miks te keeldusite siis, kui oli see aeg. Kui kuni 18-aastastele on HPV vaktsiin tasuta, siis vanematel tuleb selle eest välja käia ligi 150 €. Samas soovitavad arstid vaktsiini kõigile, kes elavad aktiivset suguelu, aga kel pole ühte kindlat partnerit. Eks igaüks saab siis ise kaaluda, kas teha vaktsiin ära või mitte.